Tervist! Nõokäes taas kord siin. Oleme puhkuselt tagasi ja täna, kui me siin filmime, on 25. juuli ja täpsemalt avatud talude päev, mis tähendab seda, et meie Nõokäestiga sõidame siin mööda Nõomaad ringi, külastame erinevaid talusid ja vaatame, mis vahvat seal teha saab, mis vahvat näha saab ja mis vahvat katsuda saab. Nii, oleme siin praegu Maria taimeaias ringi vaadanud ja kinni püüdnud õnneks veel peabossi ka ennem, kui siin rahvamassid voolama hakkavad ja enam ei jõua juttu rääkida. Tere taas, kuidas vahepeal läinud on? Töiselt. Peaks ütlema, et see aia ja lille värk on täitsa käima läinud, et inimesed on rohkem üles leidnud, rohkem on kimbutellimusi, rohkem on lihtsalt lilletellimusi, et tohutult palju on läinud lilli pulmadesse ja mul on lausa niimoodi, et inimesed tulevad ise korjama. Et ma enam ei peagi ise valmis ette korjama, vaid inimene tuleb, vaatab peendre peale, et aha, see meeldib, see ei meeldi ja mul on ainult hea meel. Seda on väga-väga tore kuulda, aga et avatud talude päev on meil siin käimas 2 päeva ta kokku käib, 25 ja 26, et äkki kui siit nii-öelda lühidalt rääkida, et mis siis, kui täna siin inimesed siia sinu juurde jõuavad, et mis neid siin siis ees ootab? No esmalt ma ikkagi reklaamin iluaeda, et inimesed saavad tulla ja jalutada ja nautida siis õitsvat iluaeda. Mina ise juba kutsun sellel suvel oma iluaeda tarbeaiaks, ehk siis ma tarbin neid lilli. Ja mis inimene veel leiab, kindlasti seesama müügiplats, mille juures me seisame, et täna ja homme müün siis soodsamalt taimi inimestele, kuna ma ei jõua kasta. Ma soovin taimedest vabaneda niimoodi, et inimesed istutavad oma aeda ja tulge ostma, et selles suhtes täna-homme teen soodukad, et suures osas taimed 4 eurot, 3 eurot, 2 eurot ja 1 euro. Et kui aiandites on lilled kallimad, siis mina oma avatud aia raames müün siis soodsamalt. Ja kindlasti ka kodukohvik, et meil terve pere on küpsetama pandud. Mina ise tegin pirukaid ja mul tütar ja mees pakub kohvi. Et siis tulge aeda nautima, tulge taimi ostma ja tulge siis ka pirukat sööma. Et kõik 3 ühes. Just. Aga ega ma kohe lõpetame ka, sellepärast, et kindlasti on veel palju asju teha, aga selline kiire küsimus ka veel lõpetuseks, et ütleme, et kaua selline see ettevalmistus siia avatud talude päevade jaoks nagu siis nii-öelda siis aega võttis, kas see on ikka kuude pikkune asi siin lihtsalt rüganud, et saaks valmis selleks ajaks või kuidas see täpsemalt oli? No ütleme nii, et ma pidevalt hooldan aeda, et ma ei saa öelda, et nüüd avatud taluks ekstra midagi tegin, kuna mul inimesed käivad töötubades, käivad lilli ostmas ja lihtsalt aias aega veetmas, et siis ütleme nii, et võib-olla nädal aega sai rohkem vaeva nähtud just kas siis kohvikusse mingit toorainet ostes või siis rohides, aga üldiselt oma aeda ma pean ikkagi hoidma kevadest sügiseni korras, sest et inimesed käivad töötubades. Et eile just oli ka üks kimbu töötuba õhtul kell 6 ja ma ei saa ju kutsuda umbrohus aeda. Nad ei näe lilligi, mida korjata. Tõsi. Aga meie omalt poolt soovime jõudu, edu ja jaksu, et 2 päeva siin ilusti üle elada.
ja meie veel vaatame ka siin natukene ringi ning veel kord suur aitäh, et leidsid selle väikse aja, et meiega siin natukene jutustada ka. Nii, ja oleme siit kinni püüdnud, ma saan aru, et kohvikutöötajad siis, kui täpsem olla. Nii, kuidas on teie nimed? Andra ja Johanna. Tervist. Rääkige siis mulle, kas see on siis esimest aastat, kui siin nii-öelda kohvikute päeval tööle on pandud? Ei ole. Mis kohvikute päeval, vabandust? Avatud talude päev. Ma siin peksan segast juba. Avatud talude päeva mõtlesin, see nii? Ei ole. 3. kord juba. 3. kord, mõlemal 3. kord, sinul ka 3. kord? Teine, okei. Nii, ja rääkige siis, millised on muljed siin nii-öelda avatud talude päevadel töötamisest ja tegutsemisest, et ma saan aru, kas te olete nii-öelda kokkama ka siia pandud või see ei ole teie pärusmaa? No, kokkasime ise ja siin teised kõik koos kokkasime ja siis mitte ainult nagu meie, teisega. Selge. Ja me oleme juba mingi kella 6-7 üleval ja oleme väga väsinud ja peame õhtuni üleval olema. Ja siis järgmine päev uuesti tegema kõiki asju hommikul üles ärkama ja otsast peale alustama. et ma saan aru, et naudite mõlemad seda hommikul varajast ärkamist, siis kohe tööle hakkamist, õhtuni töötamist, et see ongi see, mis teeb elu elamisväärseks. Jah, unistus. Jah, aga vähemalt saame koos olla, saame koos teha. Just, väga tore. Ja ma saan aru, et on oodata ikka omajagu rahvast siin nüüd selle 2 päeva jooksul, et oskate mulle öelda ka, et palju neid nii-öelda küpsetisi siis kokku võib umbes olla, palju te neid 2 päeva jooksul siis kokku vorbite? 50 vähemalt. Väga palju peab tegema. Ja kui võib küsida, mis on enda siis selline lemmikasi, mida siin valmistanud olete, mis endal, et hea meelega sööks mitu taldrikutäit ära? No need hakki ja mozzarella pirukad. Mul oli see juustu suvikõrvitsa pirukas. Ma tahaks nii väga süüa seda praegu. Noh, tähendab, mis sind takistab? Kedagi ei ole. Lihtsalt anna minna. Aga olgu, ega ma teid siin rohkem kinni ei hoia. Suur aitäh, et meiega paar sõna juttu rääkisite ja meie paneme siit edasi juba järgmisesse kohta. Hõsa! Hõsa ja olemegi järgmises kohas ja nagu näete minu taga, siis oleme jõudnud Järiste veinitallu. Lähme vaatame lähemalt, mis siin siis avatud talude päevadel toimub. Oleme pereettevõte. Kõik inimesed, kes veinitalus tegutsevad, ongi seal veinitalu telgi all. Põhisüüdlane Martin siis veinimeister, Martin isa ja mina siis veinitalu perenaisena. Ametlikud tootjad oleme aastast 2018, aga siis koduveini staadiumi võib lugeda alates 2010, kuni Martin siis hakkas juba kööginurgas veine mulsitama. Ja võib-olla see koht ise nagu nõuabki, et siin alkoholi toodetakse. Tegemist on endise kõrtsiga, kaugemalt ongi näha hästi selle hoone pikkud, kuulus Luke mõisale ja nimeks oligi Järiste kõrts. Selle järgi siis meil ka ettevõtte nimi Järiste veinitalu. Ehitatud 1855
See tee, mis siit mööda läheb, ongi ajalooline Peterburi-Riia postimaantee, nii et siin vahetati hobuseid ja nagu oli ka siis postijaam ja ikka nagu Kõrtsis siis tegeleti ka elementaarse suhtlusega, leiti tööjõudu ja ikka mehed tulid koksima. Kõrtsi elu lõppes ära 1900, kui tuli viinamonopol, nii et viinamüügiõigus jäi ainult, läks siis tsaaririigile. Muidu oli nii, et mõisas tehti viinaköögis viina ja seda müüdi siis kõrtsmikule, kes oli nagu tolle aja ettevõtja. Aga nüüd enam seda võimalust ei olnud ja see on ka põhjus, miks tegelikult enamikes kõrtse Eestis kinni läksid ja ka ära lagunesid. Tegelikult oli väga-väga palju kõrtse omal ajal siis. Ja siis tuli vabadussõda ja siis Martini vanaisa vanaonu sai selle koha vabadussõjas teenete. Nii et see on söötide perekonnas niimoodi, et meie lapsed on siis 5. põlvkond siin. Ja et võib-olla polegi juhus, et me alkoholi toodame, et maja seinad nagu vajavad seda mingeid aurusid. Nii et praeguseks on meil niimoodi, et pool on meil tootmine, pool on meie oma kodu. Ja veiniköögi aken ongi seesama seal terrassi peal kohta. Et siis on endal ka huvitav lugeda ja tegelikult see põhjamaine viinamaane kasvatus on väga põnev. Kui te ostate poest veini või te lähete kuhugi Euroopa veinimõistritesse, siis te kuulete kõige väga palju nimesid Bordeaux, Sauvignon Blanc, Riesling. Need on siis kõik Euroopa viinapuud ehk 15%. Meil siin, meie laiuskraadidel need sortid variatsioonid nagu hakkama saaks. Sest meil on liiga vähe päikesevalgust, muidugi need talvesilmad ka ei kannata. Nii et meie kasvatame siin hübriide, mille esivanemate seas on 15%. Ja olemegi jõudnud järgmisesse kohta ja nagu võite siit lugeda, oleme jõudnud Agali tallu. Lähme vaatame, mis seal siis avatud talude päevade puhul täpsemalt toimub.
nii ja oleme meie siin Agali talus ning oleme kinni püüdnud siis Agali talu perenaise Liia. Tervist, kuidas on läinud nüüd? Tere! Hästi, kõik elavad. Et nii abijõud kui loomad, et praegu on kõik väga hästi sujunud. Et ma ütleks, et sellel aastal on külastajad väga mõistlikud, et tehtud teave on väga hästi kohale jõudnud ja see on kõik ainult positiivne. Seda on ainult hea meel kuulda. Ja kas sellel aastal on siis nii-öelda kõik eeltööd, ettevalmistused, mis oli tarvis teha, et saaks avatud talude asju pidada, kas sai kõik tehtud või kuidas eeltöödega läks enne siis avatud talude päeva siit? Eeltööd olid tegelikult päris keerulised, plaanid olid suurepärased, aga lastehaigus tegi paar nädalat korraliku augu ja enda tervis ütles vahepeal siin korra ülesse. Siis olid korralikud vihmad ja nii, et selles suhtes me alustasime hästi varakult, aga ikka jäi viimase hetke peale ka midagi, sest me võime siin plaanida, aga me ei saa kõiki asju varem valmis panna. Et see toitlustusosa on nii suur maht, ütleme koduköögis teha, et toitlustada nii suur hulk inimesi, et enda ühe pliidiga siin toitlustada paar tuhat inimest, et see on üpris keeruline, aga lisaks sellele tuleb jõuda ka kõik väljas, kõik loomad ette valmistada, varustus ette valmistada, istumiskohad, kõik see, mis peab olema, et kõigil oleks turvaline, hea olla. Et see on omajagu tööd, et sõltumata sellest, et kas sa alustad eile või sisuliselt me alustasime eelmine aasta. Nii kui lõppes, me tegelikult jätkasime juba selle teadmisega, et me teeme seda uuesti. Arusaadav. Aga nüüd siin 25. 26. juulil meil see avatud talude päevad toimuvad. Aga mida siin külastajad siis nende 2 päeva jooksul saavad teha, vaadata, nautida, kogeda? Meie juures saab kogeda eelkõike seda ehedust. Ehedust, mis on ühes talupidamises. Mitte me ei räägi ettevõttest, vaid me räägime maal elamisest, kui maal vanaema juures olid ajad, on ja. Et see on meie võtmesõna. Aga siin saab loomulikult väga palju kontakti loomadega, saab avastada erinevaid loomi, mida võib-olla lapsed pole kunagi elus näinudki. Ma võin siin välja tuua eesli, vasikad, et siin mõned mainisid muidugi ka kitsekutsikaid, aga meil on kitsel sellel aastal talled. Aga see ongi selline tutvumise koht, õppimise koht ja seda ei saa inimestele pahaks panna, sest kui nad tõesti pole ennem näinud, siis see ongi koht, kus näha. See ongi koht, kus näha. Just, täiesti nõus. Aga ega me sind siin rohkem kinni ei hoia. Ma saan aru, et on tegelikult askeldamisi ja toimetamisi on oma jagu veel, et laseme tegutsema, sellepärast, et mine tea, mis veel muidu juhtuda võib. Ei, ega olukorrad tuleb lahendada käigu pealt. Aga meil tuleb ju homne päev ka veel üle elada, et me peame sinnani jõudma, et see on kõige tähtsam. Just, aga meie omalt poolt soovime siis jõudu, edu ja jaksu, et need mõlemad päevad saaks üle elatud ja et oleksid asjad edukad ja et ilm ka peaks. Aga aitäh! Suur tänu teile!
nii, ja olemegi jõudnud järgmisesse kohta, milleks meil siis on Viinamärdi talu. Nagu näha, kohvikpood, laupäeval pitsaõhtud, pühapäeval brunch, kõik asjad on siin olemas. Lähme vaatame, mis siin siis avatud talude päevadel täpsemalt toimub. Tere tulemast! Mina olen Anne-Mari, Viinamärdi talu perenaine ja räägin teile siis natukene sellest, mis me siin teeme. See on meil siis Meieri põhitootmisruum. Meil on siin, kui te nüüd korraks põrandale vaadata, siis kus on või lakke, võib ka vaadata lihtsam. Siit joonest alates on vana osa. Ja sealt alates siit on uus osa, mis sai siis eelmine aasta valmis koos kohvikuga. Kõik meie tooted käivad siit ruumist läbi. Meil on siis, teeme tooteid lambapiimast, mis tuleb siis meie enda laudast, ja lehmapiimast. Lehmapiima me ostame Maaülikooli Märja katsefarmist, mis on ka täna muideks avatud, võite sinna külla minna, saate linnalehmi näha. Ma arvan, et on Eestis vist peaaegu ainulaadsed linnalehmad, peale haldusreformi muutusid maalehmad linnalehmadeks. Ja mozzarellat, burratat ja stracciatellat me teeme siis lehmapiimast. Kõik ülejäänud tooted on meil lambapiimast. Ainuke segutoode on meil jäätis. Vihis gelato, et siis sinna me paneme natukene koort ka, uhka lehmapiima koort lisaks lambapiimale. Kõik meie tooted on pastoriseeritud piimast, et siis toorpiimast me tooted ei valmista. See riistapuu, mis on seal nurgas, kus on palju torusid, see on pastorisaator. Täpsemalt plaatpastorisaator. Seal on sellised plaadid, mille vahel toimub piima pastoriseerimine ja ka jahutamine. Meie siis jahutame piima ainult hapendamistemperatuurina. Pastoriseerimine tähendab siis piima kuumutamist. Hapendamistemperatuurile jahutatud piim tuleb siis siia juustuvanni. Praegu on siin selline valge vedelik, mis ei ole piim. See on see mozzarella sulatamise vesi. Et piim siis tuleb siia, see on juustuvann, mahutab 500 liitrit piima. Ja juustu me teeme siis kõik selle aparaadiga. Piimale lisatakse siis juuretis ja laap. Laap on siis ensüüm. Ja nende koos mõjul piim kalgendub. Ehk siis muutub tarretis. Ja selle tarretise kalgendit me lõikame tükkideks sellise riistapuuga, mille nimi on juustulüüra. Et need on siis sitraadid, mis selle tarretise kuubikuteks lõikavad. Kui me teeme mozzarellat, siis me kasutame ainult seda. Kui me teeme lambajuustu, siis kõigepealt me lõikame lüüraga ja siis pärast väiksemateks kuubikuteks me lõikame selle riistapuuga, mille nimi on spino. Itaalia keele nimelt eesti keeles tal ei olegi, seda Eestis tegelikult väga vähe tarvitatakse. Itaalias on see hästi traditsiooniline juustu lõikamise riistapuu. Need traadid on teravad nagu noad. Et kui seda siin kalgendi sees või siin siis niimoodi üles alla liigutatakse, siis ta mõlemas suunas lõikab seda
halgenit väiksematelt kuuludelt. Ja me lõikame selle tera siis kodujuustu suuruseks tükkideks, selle juustutera. Ja peale seda siis toimub tera kuivatamine, kui me teeme lambajuustu, mozzarella puhul seda osa enam ei ole. Tera kuivatamine tähendab seda, et me ei võta rätnikut ja ei kuivata seda kuidagi, vaid tera kuivatamine toimub padaku sees. Kui me seda kalgenit lõikame, siis kasein, mis on piimavalk, sellel on selline omadus, et ta tõmbub kokku soojuse toimel ja laami toimel. Ja ta lükkab endast välja vadakut, et seda juustub ilma vett. Vadak on selline kollakas roheline vedel, mõnikord jogurti peal on ka näha. Ja selle vadaku me siis eraldame, ühesõnaga see kuumutamine ja kuivatamine siis toimub siin. Segamise ajal tõstetakse natuke temperatuuri. Seda kaseini sees tuleb siis välja seda vadakut. Toimubki tera kuivatamine. Siis kui tera on valmis, siis vadak eemaldatakse. Lamba juustu vadak me kogume kokku ja teeme sellest rikotad. Vadaku valgud lähevad vadakusse. Viimas on 2 sorti valke, on siis vadaku valgud ja on siis kasein. Kasein on see, millest tuleb juust ja vadaku valgud lähevad vadakusse. Ja selle rikotta on põhimõtteliselt see sama vadaku valgu toode. Selle vadaku valgu me võtame siis ka välja vadakust. See ongi rikotta. Selleks me kogume vadaku kokku. Uumutame selle 90 kraadini, lisame siirusnahvet ja soola ja selle toimel siis sadeneb valk välja ja ta tõuseb pinnale. See on see hea vahupõlga kokku kooda ja vormidesse tõlma. Ja juustutera me paneme nendesse vormidesse, mis seal riiulis on, need kausikesed valged. Meil on ise pressub juust, see tähendab seda, et me ei pressi juustu, aga seetõttu me peame neid 24 tunni jooksul, kui nad vormis on, keerama. Alguses tihedamad, pärast vähem tihedamad. Ja selle käigus siis saavutab siis kerad, kui meil on 2 kilot juustu kerad. Järgmisel päeval võetakse need vormidest välja ja need lähevad juustu soolamisruumi, kus on siis soolvesi, mille soolasus on 20% ja seal nad on 48 tundi. Sealt edasi nad kuivuvad nädal aega seal samas ruumis ja lähevad siis edasi juustu valmitumisruum, mida me lähme ka pärast vaatama. Kui me teeme mozzarellat, siis osa võib-olla juba nägi mozzarella venitamist enne õues, tunni aja pärast läheb ka. Aga mozzarella jaoks siis see mass võetakse ja sulatatakse kuumas vees ülesse. Vesi, mis mozzarella massi peale pannakse, on 90 kraadi. Ja selle käigus siis hakkab see juustumass sulama ja mozzarella massi, mida vormitakse, selle temperatuur on 65 kraadi. Mozzarellat me käsitsi ei tee, me paneme mozzarella selle sulatatud massisse, käsitsi käib see sulatamine väikses või sellises valges vannis ja jupi haaval. Ja pannakse siis kausitäis mozzarella tainast siis nii-öelda sinna sellesse mozzarella pallitamise masinasse, kus on see kolur. Siin üleval see sama. Ja selle all on siis, ei ole. Sinna ette siis käib üks selline valge aukudega vorm, kuhu siis seal sees on üks selline tigupress, mis selle juustumassi siis pressib sinna vormide sisse, see vorm keerleb seal elektriga ja need mozzarella pallid siis kukuvad külma vette, mis sinna pannakse sinna ette kasti. Ja mozzarella on siis kohe, kui ta on maha jahtunud, on ta tarvitamiseks valmis. Burrata tegemine käib käsitsi, sellest samast siis valmitakse, tehakse mozzarella pall käsitsi, kohe seesama 65 kraadine pall vormitakse kettaks, pannakse lusikatäis stracciatellat sisse, korjatakse servad kokku ja seotakse nööriga kinni, pannakse kuima vette.
nii, ja sellega ongi meie selline väikene ülevaatlik saade avatud talude päevast läbi. Loodame, et teil oli tore, meil oli küll. Tulge teiegi neid kohti siin vaatama ja kaema, isegi siis, kui pole avatud talude päev. Võtke internetist nende koduleheküljed lahti, vaadake, kuna on avatud ja minge kaege ise perra ja lubame teile, et te ei kahetse. Ning selleks korraks kõik ja järgmise korrani!